oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud. Meie päevakorra 27. punkt on Tiigi tänav 61A krundi detailplaneeringu kehtestamine ja jätkab taas oma ettekande maratoni Jarno Laur. Palun. Lugupeetud volinikud, Tiigi tänav 61A on üks kaunis maja, mis kunagi oli veski ja asub tema Tiigi tänaval. Ja see planeering on algatatud 2012. aastal märtsikuus eesmärgiga muuta krundi maakasutuse sihtotstarvet ja kaaluda siis olemasoleva tööstushoone ümberehitamist korterelamuks. Ja iseenesest taolised sihtotstarbe muutmised ju väga igapäevased ei ole. Antud juhul oli küsimus ühe mälestise säilimises ja temale uue funktsiooni otsimises, mis võimaldaks sellel mälestisel uut elu elada ja edasi kesta. Ja see uus elu ei ole mitte tööstuses, vaid meie ja planeerijate arvates siis elamuks saamises. See krunt iseenesest on 2832 ruutmeetrit suur, asub Toometaguse Vaksali asumis ja kuna tegu on ehitismälestisega, siis on talle koostatud ARK-projekti poolt ka muinsuskaitse eritingimused, mida siis ka see planeeringu lahendus järgib. Nüüd linna üldplaneeringuga on maakasutuse juhtotstarbeks määratud ühiskondlike hoonete maa ja detailplaneering, nagu alguses juba öeldud, näeb ette siis üldplaneeringu lahenduse muutmist just nimelt siis sellel kaalutlusel, et muinsuskaitse eritingimuste kohaselt on võimalik tema ümberehitamine korterelamuks, sellel on majanduslik perspektiiv, mis võimaldab selle mälestise säilimise, millena seniselt kavandatud funktsioonis ei ole sellist head väljavaadet. Hoonesse on kavandatud siis 20 korterit ja sellest lähtuvalt on krundi maakasutuse sihtotstarbeks määratud korterelamu maa. Parkimine on lahendatud krundil, nii nagu tavapärane, üks parkimiskoht ühe korteri kohta ja see tähendab seda, et 17 kohta mahub õue ja 3 kohta on ette nähtud hoonemahtu. Nüüd planeeringu avalik väljapanek toimus aprillis ja vastuväiteid ja täiendusettepanekuid ei esitatud ning planeeringu suhtes ka vaidlusküsimusi üleval ei ole. Tartu maavanem on järelevalve teostanud ning andnud nõusoleku üldplaneeringu muutmiseks. Ja sellest lähtuvalt oleme selle eelnõu teie ette ka toonud, et see planeering saaks ka kehtestatud. Nüüd komisjoni aruteludes oli üleval tegelikult üks teema, mis sellistes kohtades, kus meil ei ole eraldi sajuvee kanalisatsiooni, ikka aeg-ajalt üles kerkib. Nimelt on juba lähteülesandes sätestatud nõue, et kui kavandatakse immutussüsteemi, siis tuleb planeeringu koosseisus näha ette siis geoloogilistest omadustest lähtuv eksperthinnang süsteemi sobivuse kohta ning ka selgesõnaliselt öeldud, et immutussüsteemi negatiivsed mõjud ei tohi väljuda kinnistu piirest ega siis avalduda hoone hilisemas ekspluatatsioonis. Et tavapäraselt siis planeeringust huvitatud isiku puhul on ju kaalumine, kas panustada ühise võrgu ehitamisse mingi märkimisväärne või vähem märkimisväärne summa või üritada lahendada seda sajuvee probleemi oma kinnistu siseselt. Ja oma kinnistu siseselt on seda võimalik teha siiski vaid immutusmeetodil. Nüüd vastavalt Reib OÜ poolt koostatud geoloogilistele uuringutele selle krundi kohta on siis andmed sellised, et pinnase vett maapinna ülemistes kihtides kuskil kuni 10 meetrit ei ole.
Ja see tähendab seda, et on võimalik paigaldada krundile näidatud asukohta parkla alla, mis on tehnosüsteemide kaardil ka eraldi tähistatud, süsteem, mis on võimeline ära teenindama selle krundi nii-öelda vajadused. Siin on siis räägitud 1200 liitristest moodulitest, mida on vaja vähemalt 12 tükki sinna maapõue peita. Ja sellega on siis, see arvestus on siis niimoodi, et 150 ruutmeetrit kõvakattega pinda peaks olema siis ühe mooduli tarbeks, mis sinna maa alla pannakse. Ja sellest lähtuvalt on linnavalitsuses seisukohal, et see planeeringu lahendus vastab lähte seisukohtadele. Minu poolt kõik. Aitäh, palun, kas ettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole ja kaasettekandeks on sõna arengu- ja planeerimiskomisjoni esimehel Verni Loodnal. Aitäh, hea juhataja ja volikogu liikmed. Eelkõneleja vastas komisjonis üles jäänud küsimusele ja selle teadmisega oli komisjon üksmeelne, et volikogu võiks täna selle planeeringu siin kehtestada. Aitäh. Kas kaasettekandjal on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh. Repliigisoove ei ole, lõppsõnavajadust ei ole, panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 32, palun hääletada, kes on vastu. Vastu ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.